kaardi teenis. Stalteri esimese poole üks paremaid mängumehi, Nash ja Stalteri ja lööbki värava kohe teise poolaja esimestel minutitel, nii et need kaks meest, kes ka esimesel poolajal Eesti väravat kõvasti ohustasid, Martin Nash ja Paul Stalteri, kahe peale selle rünnakuga lõpuni viisid teise poole alguses ja nii on siis Kanada meeskond läinud juhtima 1-0. No siin olukorras Urmas Roob oli liiga keskkaitsetele selga vajunud ja ta ei jõudnud seda äärde. 35-aastane Pat Onstad hoides siis praegu Kanada meeskonna 1-0 eduseisu. Eestil järjekordne ruunalöök, mida annab Sergei Terekov. Ja veel üks võimalus ja pall on väravas. Eesti on mänguseisu viigistanud 1-1 ja Andres Ooper on löönud oma 22. värava Eesti koondises ning Eesti on tulnud kaotusseisust välja ning löönud esimese värava sel aastal siis ka kodupubliku ees, mänguseis viigis 1-1. Ja selle meeste summa vahelt leidis siis Ooper selle võimaluse ja pall veel väravahi jalge vahelt lendas siis väravasse. Lõi Ooper sellise värava, mida löövad ilmselt tõelised head ründajad. Neil on seda õige positsiooni valik ja üldjuhul sellisest meeste summast see pall läbi läheb, selleks peab ka õnne olema, et igal veel sellist õnne antud ei ole. Lisaminutitel ja Eesti on saamas võitu, sest väga vähe aega jääb nüüd veel Kanada meeskonnale, et üritada siit viigiväravat. Vaatame veel, kuidas Ooper väga täpselt suunab selle palli sinna väravahi kätte ja värava lati vahele ning 2-1 on Eesti meeskond mängu viimasel minutil juhtima läinud. Jah, kuigi siiamaani peamäng nagu edu ei olnud toonud palju, siis seekord kerkis Ooper seal kõige kõrgemale karistusalas ja viis Eesti 2-1 eduseisule. Ja oma osa oli siin ka Ingemar Teeveri nurgalöögil, mis siis täpselt Ooperi pea peal